Mis nukkudega ma mängin? Ma mängin Bianca jalgu ja siis ma mängin veel Hortensio jalgu ja siis ma veits mängin veel Drania jalgu. Ja siis tegelikult see roll ja nukk, mille eest mina hakkan vastu päid ja jalgu saama, ehk siis mille eest ma kõige rohkem vastutan, on nukk nimega Petruccio, kes on see nahaalne vend, kes siis Katariina lõpuks ära sebib. Ja siin selline ta on, Petruccio. Siin on jalad, siin on pea, siin on käed. Tegelikkuses sellise nuku manipuleerimiseks on vaja 3 inimest. Meie oleme läinud seda teed, et me ei pea ainult 3 inimesega, et me saame ka üksi hakkama. Aga jah, tegelikult on vaja ikkagi vähemalt 2-3 inimest, et see asi elaks. Teistmoodi selle lavastuse protsessi juures on see, et me teeme Shakespeare'i tõrksa taltsutust soome lavastajaga eesti keeles ja nukkudega. Ma ei ole temaga kohtunud, aga ma arvan, et oma musta pesu ma saan tema kirstus küll kenasti puhtaks, sest ta paneb seal tsentrifuugi praegu, ma arvan.